Tere, minu nimi on Artur Rehi ja ma olen sõjablogija. Täiemahulise sõja ajal olen Ukrainas käinud 8 korral ja viinud rindeüksustele €1 000 000 väärtuses masinaid, droone, öövaatlusseadmeid ja kõike muud, mida nad vajavad. Igal korral Ukrainas jäime mitme drooni rünnaku alla ja ma pean olema aus. Ma kartsin. Kartsin, et mina olen järgmine. Olen sellele hirmule väga palju tagasi mõelnud ja see ei lähe mul mitte iialgi meelest, sest see oli surmahirm. Need madalad plahvatused, mis kogu kea läbistavad, teevad mõistusega midagi. Siiski, ma läksin alati tagasi Ukrainasse. Miks? Hirm on kõige odavam ja kõige tõhusam relv, mis Vene armeel on ning Putin on industrialiseerinud hirmu ekspordi. Vene armee ei püüagi varjata oma sõjakuritegusid, neid lausa levitatakse, sest need tekitavad hirmu. Putin teab, et rahvas, kes kardab, on kergesti manipuleeritav, kergesti mõjutatav nii seest kui väljaspoolt. Meil on ajaloos mustvalge näide hirmurelva toimimisest. Kui Päts baaside lepingule alla kirjutas, kartes, et kui ta seda ei tee, juhtub midagi veel hullemat. Kõige hullem juhtuski ja juhtub alati, kui hirm kontrollib tegusid. Küüditatude hulgas oli sellel ajal alles 4-aastane poisike, kellest hiljem kasvas suur ja tugev mees. See oli minu vanaisa Ants Paju. Võit Vene armee üle algab indiviidi peast, tema isiklikust hirmust, mis mõjutab kõiki tema väikseid ja suuri otsuseid. Hirm halvab, seiskab tegevuse, aga väike saladus on see, et hirm on valik ja seda ei pea valima. Kartuse asemel saab tegutseda ja tegutseda on meil vaja. Meil on vaja varjendeid, droonitõrjet, tsiviilelanike treeninguid pommirünnakute vastu. See nimekiri on lõputu. Mida ma Ukrainas nägin? Hirm lahutab võitu kaotusest. See, kes kardab, see tardub või põgeneb ning Vene armee panustab sellele hirmule. Ma läksin tagasi Ukrainasse, et aidata rindeüksusi, aga läbi surmahirmu kogemise sai mulle selgeks, et ma ei pea kartma, kui ma seda ei soovi. Ma võin hoopis tegutseda võidu nimel. Lahing Eesti eest käib iga inimese peas enne, kui see kuskil mujal materialiseerub. Otsusta tegutseda, mitte karta. Otsusta võita.